Tere! Brüsselist Euroopa Parlamendist on 4. veebruar 2026 kell 5:30 õhtupoolikul, Eestis on kell 6:30. Ma tean, et siin Brüsselis on tunduvalt soojem ilm, on tunda juba kerget kevade õhku. Homme ehk neljapäeval lendame tagasi juba Eestisse, kus on palju külmem, -15 kuni -20, palju lund, nii et kevadest veel sellist juttu rääkida ei saa, nii nagu siin Brüsselis. Kuid homme neljapäeval tulema tagasi kiiresti loomulikult selleks, et osaleda Tallinna linnavolikogu istungil, kuna jätkuvalt olema volikogu liige, nii et nagu ma ütlesin enne kohalike omavalitsuse valimisi oktoobris, et olen olnud senini mitu aastat volikogu liige, seal ma ka jätkan, kuigi oli loomulikult valijaid, kelle mõtlemisvõime on suhteliselt piiratud ja hakati rääkima, et ega ta volikokku ju ei tule ja mängib parti ja lihtsalt meelitab hääli välja, siis neile. Ei saanud nad siis aru, vaevalt nad ka nüüd aru saavad, et ma olen volikogu liige ja loomulikult osalen volikogu töös. Aga mis on toimunud siin käesoleval nädalal Brüsselis Euroopa Parlamendis? Võtame läbi eelkõige 3 põhilist teemat, kuna käesoleval nädalal komisjoni istungid ei ole, vaid tegemist on olnud poliitfraktsioonide ja koosolekute nädalaga, siis esiteks täna hommikul oli mul väga meeldiv kohtumine Guatemala suursaadikuga Euroopa Liidu juures sel põhjusel, et ülejärgmisel nädalal ehk kui järgmine nädal toimuvad meil täiskogu istungid Strasbourgis, siis ülejärgmisel nädalal on nii-öelda roheline nädal, mis on ette nähtud siis parlamendi komisjonide ja delegatsioonide jaoks missioonide korraldamiseks ehk välislähetuste tegemiseks. Ja Euroopa Parlamendi ja Kesk-Ameerika riikide delegatsiooni missioon on minemas Guatemalasse ja täna hommikul oli mul kohtumine siis Guatemala suursaadikuga siin Euroopa Liidu juures. Rääkisime poliitilisest olukorrast, rääkisime majandusest, kaubandusest, ekspordist, impordist ja kuna ma ülejärgmisel nädalal olen minemas sinna Guatemalasse mõneks päevaks, paar päeva seal ja kohe kodumaale tagasi, siis loomulikult soovis suursaadik anda lihtsalt ülevaadet omast vaatevinklist, et milline on Guatemala olukord. Tuleb mainida siis kohe muidugi küsimus vaatajate poolt, et mis on meil asja kuskile Kesk-Ameerika riiki, mida me oma nina sinna topime, täiesti arusaadav küsimus, täiesti põhjendatud. Lihtsalt küsimus on ka selles, et Euroopa riigid on investeerinud Guatemalasse ja samal ajal Guatemala eksport on kolmas suuruselt kaubanduse ekspordi sihtkoht ongi Euroopa Liit ehk Euroopa riigid. Esimesel kohal on Kesk-Ameerika riigid ise ehk Guatemala on Kesk-Ameerika suurima majandusega riik, 20 miljonit elanikku. Suuruselt teine eksporditurg on Ameerika Ühendriigid ja kolmas on Euroopa riigid. Ja näiteks eelkõige tuleb Euroopa riikidesse siis Guatemalast tuleb see puuvilju, juurvilju, kohvi, palmiõli, nii et need on põhikaubad, nii et meil on kaubandussuhted väga tihedad olemas. Seega loomulikult meie huvides on see, et kuidas Guatemala poliitiline olukord on stabiilsuse mõttes, kuna see ei ole nüüd selline demokraatia, nagu võib-olla me peaksime õiget demokraatiat, kuigi Eesti ei ole just võib-olla musternäidis riik õpetama teistele riikide demokraatiat, kuna Eesti on ainukene riik kogu maailmas, kes sellisel moel rakendab valimissüsteemi, mida ükski teine riik pole veel usaldanud, kus sa oma häält kontrollida ei saa, keegi valimisi vaadelda ei saa ja sa pead usaldama riigivõimu, et valimisi ei manipuleerita, võltsita ega varastata või ei manipuleeri näiteks Venemaa, et usaldada riigivõimu, et kõik on aus. Seega me võib-olla ei ole kõige õigemad midagi targutama Guatemala osas, aga loomulikult fakt on see, et Guatemala olukord ei ole nüüd just väga roosiline poliitilise demokraatia või stabiilsuse mõttes. Teine teema, mis on olnud, on nimelt Europarameeter. Täna siis hommikul avalikustati Europarameetri värsked numbrid. Europarameeter on siis analüüs, kus siis mõõdetakse kõikides Euroopa Liidu riikides inimeste arvamust teatud küsimuste osas. Loomulikult saab alati öelda, et kas need numbrid on kuidagi kallutatud või siis ei ole väga objektiivsed, vaid on subjektiivsed. Ma arvan, et suures pildis ta annab enam-vähem adekvaatse pildi kätte. Siis Europarameetri tellimusel ehk Euroopa Liidu rahadest tehti uuring, et mida arvavad inimesed Euroopa Liidust, mida nad ootavad Euroopa Liidult,
kuidas nad suhtuvad Euroopa Liitu, siis millised teemad on kõige akuutsemad, kõige olulisemad inimeste jaoks ja siis saab võrrelda erinevate Euroopa riikide inimeste arvamust. See uuring viidi läbi novembri teises pooles. Eestis küsitleti üle 1000 inimest silma vestluste käigus. Ma vaatasin just konkreetselt need andmed üle, et kuidas need intervjuud läbi viidi, kui palju inimesi küsitleti. Ja nagu me teame, siis üldiselt 1000 inimest minimaalselt on see adekvaatne piir, kus saab juba enam-vähem pildi ette, nii et kui on inimesi, kes ütlevad, aga et minu käest ei ole mitte kunagi küsitletud, siis jah, see tõenäosus on suur, et enamus inimesi Eestis mitte kunagi sinna uuringusse ei satu, aga kui tehakse uuringud, kus arvestatakse siis sotsiaalset tasakaalu, mehed, naised, maaelanikud, linnaelanikud, eestikeelsed, venekeelsed, kõrgharidusega, madalama haridusega, siis saadakse enam-vähem sotsiaalne adekvaatne pilt ette, kust on siis uuringunumbrid tulevad välja. Ja mis oli kõige huvitavam näha, kui ma vaatasin siis uuringu tulemusi, Euroopa Liitu peab nagu heaks asjaks, et Eesti kuulub Euroopa Liitu, peab 71% vastanutest, mis ei ole nüüd ülemäära super kõrge, aga samal ajal, kui küsiti küsimust, et kas Euroopa Liidust kuulumine on nagu positiivne nagu inimeste jaoks ja toimetuleku jaoks, siis sellele vastas ainult 50% positiivselt. Umbes 36% vastas, et see on nagu neutraalne, et ei ole väga hea, pole ka väga halb ja umbes siis seal kas 13% vastas, et see on väga-väga negatiivne. Ja kui küsiti küsimust, et millised on kõige akuutsemad mured eraldi teemade kohta, küll siis seal tervishoid, sotsiaalhoolekanne, toimetulek, inflatsioon, majandusküsimused, julgeolek, sõda ja kliima, siis kui Euroopa Liidus keskmiselt tundis kliimamuutuste pärast tõsist muret, seal oli umbes kas ligi 60% inimesi, siis Eestis tundis väga tõsist muret kliimamuutuste pärast umbes 24% inimesi. Tohutu suur number, mis annab lootust, et Eesti inimene on veel üpriski tervemõistuslik ja saab aru, et kus on päris prioriteedid. Ja kolmandaks lõpetuseks, mis puudutab loomulikult ka Euroopat laiemalt, on see, et praegune valitsus, kes omab nüüdseks vist uuringute järgi lausa 17% toetust, Reformierakond koos oma puudlitega Eesti 200-st, tahab tuua ka vange nüüd Belgiast. Kuna just avalikustati info, et Belgia uurib võimalus saata oma vange Eestisse ja Belgia justiitsminister sõnul on need vangid just sellised vangid, kel puuduvad ka dokumendid ehk paberid, ehk ei teata täpselt, kes nad siis päriselt on, kes on siis süüdi mõistetud mingites kuritegudes, vangi pandud, aga pabereid pole ja enam nad Belgiasse ei mahu, vangid on täis, sest loomulikult on ju tulnud ka Belgiasse, nii nagu Saksamaale, Prantsusmaale, väga palju väärikaid, toredaid inimesi kolmandast maailmast, eelkõige Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast, kes on toonud meile uut kultuuri, intelligentsi, haritust ja kõrgetasemelist oskustööjõudu, aga paraku on neist mõned lõpetanud kogemata hoopis vanglas kuritegude eest ja nüüd on vaja kuskile välja saata. Ja milline riik on Euroopa mastaabis silma paistnud oma avatusega igale asjale, ka välisvangidele, kes on süüdi mõistetud näiteks mõrvades, vägistamistes, lastevastastes pedofiiliaktides, siis loomulikult Eesti. Ja kõige hullem muidugi selle asja on see, et täiesti süüdimatult saab Eesti justiitsminister Liisa Pakosta valetada, hämada nõnda, et ta ei pea mitte kui millegi eest vastutama. Ma saan aru, et ta mõtleb loomulikult selle peale, et aasta pärast on tema poliitkarjäär läbi, sest Eesti 200 on hävitatud ja ma ei tea mitte ühtegi erakonda, kes tahaks päästa viimasel hetkel proua Pakostat, kes ongi põhimõtteliselt poliitiline laip ja ma saan aru, et seetõttu tal puudub igasugune vastutus ja süütunne oma otsuste ja tegude eest ministrina, aga kui Belgia minister ütleb avalikult välja, et ta oli esmaspäeval ehk 2 päeva tagasi Eestis pidamas läbirääkimisi vangide saatmiseks Belgiast Eestisse ja selle peale ütleb Eesti justiitsminister Liisa Pakosta, et läbirääkimisi ei käi, vaid analüüsitakse lihtsalt õigusruumi, siis vabandust, kas sa oled loll või sa mängid lolli? Mõlemal juhul sa ei tohiks olla ka justiitsminister, just nimelt justiitsminister. Muideks, proua Pakostal endal puudub igasugune justiitsalane haridus, mis aga siin kõnelejal on, nii et keegi mul midagi ette ei tohiks saada heita. Aga mis asi see siis õigusruumi analüüs täpsemalt on? Milleks te siis huvitav see õigusruumi analüüsite? Niisama nagu kohvi kõrvale või?
et raiskate töötunde maksumaksja rahast selleks, et niisama analüüsida õigusruumi, aga tegelikult mingid läbirääkimise vangide toomiseks Eestisse Belgiast ei ole. Et milleks nagu hämada ja valetada ja kus on siis ajakirjanduse silmad? Kui mõni konservatiiv oleks täna justiitsminister, kes samamoodi hämaks ja otsesõnu valetaks, siis oleks Delfi püstolreporterid selle ministri ukse taga ka kell 3 öösel nõudmas vastuseid, et miks te valetate Eesti rahvale, miks te ei tee oma tööd korrektselt, mis on tegelikult teie plaan nende välisvangidega tuua Eestisse. Aga praegu minister saab hämada, valetada, peaminister ei pea üldse mitte millegi vastama ja kõik on okei, sest meil on ju päikesetõusu liberaalne valitsus, kes võib teha ükskõik mida tahes, sest muidu äkki tulevad pahad konservatiivsemad jõud valitsusse, kes liiga palju mõtlevad Eesti demograafiale ja ellujäämisele ja maaelule, aga parem olla las liberaalid, mis siis, et hävitavad Eestit ja Eesti rahvast, aga vähemalt on liberaalid. Küll on tore. Igastahes tänu Belgia ministrile tuli see Eesti-poolne ministri valetamine välja ja loomulikult küsigem endalt ja miks ei küsi praegu ajakirjanikud ja meediat seda, et miks polnud avalikustatud mitte kuskil üheski pressiteate vormis Eesti meedias, et teise riigi minister tuleb Eestisse visiidile. Tavaliselt on see tavapärane, et alati teise riigi valitsusliikme lähetuse puhul meie riiki tehakse näiteks ühispildistamine, pressikonverents, avalikustatakse informatsiooni avalikkusele, aga Belgia justiitsminister käis Eestis nõnda, et justkui ta oleks olnud tavaline inimene turist kuskilt Kesk-Soomest või Lapimaalt. Ja me saame alles takkajärgi teada selle, sest Eesti pool üritaski seda maha vaikida ja varjata ja üritati teha oma hämaraid tegusid, omamata mingisuguski poliitilist toetust täna Eesti ühiskonnas, et teha võimalikult palju kahju veel aasta enne järgmise Riigikogu valimisi, enne kui nad võimult minema lüüakse ja saadetakse sinna, kus on nende koht. Vangla. Ülekantud tähenduses osade puhul. Igastahes ma soovin kõigile ilusat veebruarikuu jätku, talvist ilma, pidagem vastu ja pakane periood, varsti ei ole kaugel enam ka kevad ja kevadsoojus. Igastahes kohtume taas juba umbes nädala pärast, siis juba Strasbourgist täiskogu istungitelt Euroopa Parlamendist. Olge terved ja peame vastu!